Eesti Esu. Tervist, head Eesti Esu vaatajad ja kuulajad ja tervist Hendrik Sal-Saller. Tere, tere. Just arutasime, et kui vana siis Smilers päriselt on ja algusaastaks loed 93. Mina loen 93 või õigemini meie bänd loeb 93. Tõsid, eks me seal sudisime varem ka juba igast asju teha, aga 93 tuli esimene kaua mängiv, 93 me salvestasime seda ja kuidagi bändist sai bänd. Ennem seda olid erinevad katsetused ja tegevused, aga 93 me loeme. Et kes seda päris täpselt mäletab, et mis aasta või mis kuupäev see nüüd oli, et millal see kirja kahjuks ei pannud seda, et täna asutasime selle. See ei ole nagu abieluga, et kuskil on kindel kuupäev. Kahjuks mitte, jah, et millal esimene proov toimus. Oleks võinud teha seda, aga ma kardan, et see läks niimoodi sujuvalt üle, et me tegime seal niisama proovi oma vahel ja mis iganes selle kollektiivi nimi meil siis oli ja siis otsisime palavikuliselt uut nime ja bändile ja siis, et mis päeval me selle täpselt leidsime ja mis päevast me Smilersiks muutusime, et kes seda päris täpselt teab. Hendrik, kelleks sa väiksena saada tahtsid, mäletad? Ma tahtsin saada igasugust, ma tahtsin rekkameheks saada ja mulle tundus nagu, et see on maailma kõige põnevam amet sõita suure veoautoga mööda suurt ja laia maailma ringi ja olla kõigest muust sõltumatu ja isepäine ja vedada mingit kraami sinna, kuhu süda ihaldab. Et ega ma ju aru ei saanud, et sellest, et kuidas see töö päriselt käib, aga see tundus sellise, niisuguse väikse poisi jaoks niisugune suhteliselt kauboi amet. Ja ma mõtlesingi selle peale, et see on kuidagi ongi kauboilik, siuke moderne kauboi ja sõidad oma suure hobusega ringi. Ja selline nagu täis vabadust, keerad klaasi selle alla siit kõrvalt ja paned käe välja ja lähed kuhu tahad ja teed mida tahad. Lased tuutu vahepeal. Just, midagi sellist. Ja, aga tegelikult rekkamehe amet on üks üsna ränk töö. Väga ränk töö, jah, kindla peale, et seda ju jah, et ega ma ei teadnudki, ega ma tõenäoliselt ei mõtestanud seda kaugemale sellest, see lihtsalt tundus vägeva asjana. Ma kuulsin millalgi, ma ei tea, kas see on juba tehtud, aga rekkameestel selline tehnoloogia, et sul on autos on mingisugused andurid, mis mõõdavad sinu silmalauge, ja kui nad nagu hakkavad langema, siis sul põhimõtteliselt auto hakkab tuutuma, et kui oled mine maga kuskil. Et ei lase sõita. Ja, täpselt. Vabalt võib olla, aga ma olen ka kuulnud neid lugusid, et kui vennad magama, siis lõpuks lähevad, et mis kõik tuleb teha, et kuidas tõmmata uksed mingite rihmadega ja kettidega kinni seest poolt, et väljast poolt patsaanid ei saaks tulla kabiini sisse ja siin valjaks varastada jumal teab mida kõike veel, et sellele kõigele lisaks, et ta raske on aga nagu tõenäoliselt niisugune päris palju ebameeldivaid asju selle töö juures ka, aga kauboi elu ongi selline. Mingis mõttes ongi. Kunagi ei tea. Lindprii elu. Jah, et kust nool tuleb. Aga ma mäletan, kui ma olin umbes võib-olla 7 aastane, äkki ma käisin esimeses klassis, ma elasin Tartus Puiestee tänaval ja minu majas elas üks naabriplika, kes oli täielikult vaimustuses Smilersist, siis ta lasi mulle, vahepeal me saime trepikojas lihtsalt kokku ja siis ta lasi mulle Smilersi kassette ja kassetimängijast ja siis me kuulasime niimoodi siuksed vanakooli, need kõrvaklapid olid, et üks kuulas ühte ja teine teist ja see sinu hääl on mulle siis lapsepõlves saati kuidagi mällu jäänud ja põhimõtteliselt kogu elu mind saatnud et 91 ma ise sündisin, et enam-vähem ongi sama vanus. Et ma ei tea, kui sa laulma hakkasid millalgi, kas sa ise said aru või sulle öeldi, et sul on selline hästi spetsiifiline ja meeldejääv hääl? Ei öelnud keegi mulle midagi ja ega ma ei küsinud ka kellegi käest, et ma tegin, mis pähe tuli ja enam-vähem siiamaani teen ka, et ega ma see laulma hakkamine oli ka niisugune rohkem siuke
olukorrast tingitud, et keegi ju ei tahtnud bändis laulda, et kõik tahtsid trummi mängida, kaasa arvatud mina. Ja siis oli nagu mingil hetkel lihtsalt oli vaja leida mingi tüüp, kes laulaks ja teeks midagi, aga noh, kuna sellist tüüpi kuskilt ei olnud leida, siis pidi ise tegema. Ja see oligi nagu see, et ega ma tegelikult ei tahtnud üldse seista seal kõige ees ja nii-öelda laulda, et jah, mul ikka suur trummi mängimise kirg oli alguses, aga jah, läks teistmoodi natuke. Aga trumme mängid siiamaani? Noh, kas ma neid just mängin, aga mul meeldib neid jah, vahest kolistada, et ma olen ikka võtnud aeg-ajalt kätte ja mõelnud, et nii, nüüd ma õpin selle nagu korralikult ära ja teen ühe bändi Smilersi kõrvale, mis näiteks korra aastas või 2 korda aastas mängib kuskil suuremal või vaiksemal sündmusel ja siis mina mängin selles bändis trummi. Sinnamaani või tähendab siiamaani see on jäänud ikka selliseks unistuseks ja noh, võib-olla ühel päeval ma teen seda. Just mingi, ma arvan, nädal aega tagasi viimati ma juba mõtlesin ja kujutasin ette, kuidas see saab väga vinge olema, et millist repsi teha ja et milline bänd see peaks olema, et see peaks ikka olema niisugune, noh, ikkagi reaalne niisugune Eagles of Death Metal või midagi muud niisugust, et mingi ikka korralikum küte. No päris pikalt ikkagi tegutsenud bändiga, mis on Smilersi edu saladus? Jah, no vot ei tea, kas see mingi saladus üldse ongi, et eks meid näeb ju üsna tihti laval ja kuuleb ja sealt peaks olema näha, et mis see siis on või mis see siis ei ole. Et ega meil mingeid salarelvi ei ole ja me ei ole ka selle peale kunagi niimoodi mõelnud, et meil on mingisugune huvitav ja põnev nagu mingi oma niisugune värk, mida me siis kellelegi ei räägi ja teeme salaja, et saaks kuidagi hakkama. Et vast on see ikka see musa ja see kooslus ja ma ei kujuta ette, et mis see nüüd selline võiks olla, mida võiks teistele öelda, et kuulge, tehke ka nii ja siis juhtub nii. Et ja see kõik see edu ja kõik on ka nagu suhteline, et see on võib-olla teinekord kiire tulema ja sama kiire minema, et me nüüd oleme olnud õnnelikus positsioonis ja saanud teha seda, mida me oleme tahtnud teha. Et jah, ma ei tea midagi sellist konkreetset, et mis see võiks nüüd olla. Juba keeruline vastata niisugusele asjale. See tihtipeale asjadega on see, et just see saladus ongi järjepidevus, et põhiliselt nagu ei ole mingit suurt maagilist trikki, vaid on lihtsalt see, et jätka tegemist, kui sa piisavalt pikalt teed, siis küll tulevad ka muud asjad. Ja, loll, aga järjegi. Ja, täpselt. No minu puhul võib nii öelda, et ma nagu ei tõmble ühest kohast teise hullumeelselt ja ei aja taga midagi kättesaamatut või midagi niisugust. Et ma olen tahtnud teha oma asja, teinud seda nii nagu olen teinud ja siis täna on nii nagu on. Et kui ma nüüd oleks jooksnud pea laiali otsas ühest kohast teise, et jumala eest kiiresti ja kõike ja kohe kähku saada on ju. Et võib-olla sa ei räägiks minuga täna siin juttu, aga jah, ma usun ka, et see võib olla üks selline asi. Et jah, eks ma kuulan ikka siit ja sealt aeg-ajalt poole kõrvaga, et mingit vingumist, et no mis teil viga ja oi ja nii. Aga noh, et ega seda ei ole meile ju keegi tulnud ja andnud kandikule, et olge hea, et need ülejäänud vennad, kes siin kõik on, et neile me ei anna, aga sulle anname, et see nii ju ei käi. Et seda iga vinguja peaks nagu esimese hooga vaatama peeglisse ja mõtlema selle peale ennem kui suu lahti teeb, aga no, inimesed on sellised, et neil pigem meeldib nagu kiiresti avaldada arvamust ja võib-olla paremal juhul võib-olla keegi hiljem mõtleb, et mis ta ütles, aga üldiselt ei mõelda ka eriti selle üle, et mida öeldud üldse. No mida paremini läheb, siis seda rohkem neid arvamusi ilmselt tuleb ka. No tõenäoliselt jah, ja ma saangi aru, et elu ongi ebaõiglane, et ongi väga andekad ja toredad ja väga head tüübid kõik igal pool mujal ka, aga lihtsalt nii on, midagi ei ole teha.
kas sa selle seks, narks ja rock'n'roll perioodi oled ka läbi elanud? Ma ei tea, see on niisugune, ma ei oskagi öelda selle, kuidas seda nüüd defineerida. Ma arvan, et see on nagu kuidagi, võib-olla see on ajastu küsimus, võib-olla see on nagu üldse noorel inimesel kuidagi teistmoodi kui ma ei tea, ma ei oska öelda, ma ei ole nagu defineerinud enda jaoks, et nüüd see oli nagu see ajastu, et siis oli kõike seda rohkem ja nüüd on seda kõike vähem, et jah, et see nagu pole kunagi olnud niisugune nagu, kuidas ma nüüd ütleks, ei ole selline, ma ei ole nagu bändi teinud kunagi sellepärast, et neid, seda nagu afišeerida, seda hüüdlauset. Et ja ma olen alati mõelnud seda ka, et mitte mingit vahet ei ole, et mis tööd sa teed, et see toimub iga inimese elus täpselt nii palju, kui ta toimub, et see ei ole ühegi bändimehe elus nagu kuidagi moodi rohkem, et võib-olla sellest seda idealiseeritakse või võib-olla see tundub nagu kuidagi moodi, et see käib sellega kaasas, et tõenäoliselt käibki. Aga ma arvan, et see ikkagi endiselt arvan, et see võib olla ükstapuha, mis eriala esindajal täpselt samasugune sul, lähed õue, küsid esimeselt vastu tulelt töömehelt, et kuidas sul selle asjaga on, et võib olla rajum isegi, kui siin nii mõnegi rockjumala CV-sse palju paistab, et eks see on ka see, et mida inimesed ise nagu tahavad, millist kuvandit nad tahavad rääkida. Päris huvitav vaadata nagu hiljem nüüd järgi nagu mida aeg edasi, mida vanemaks inimesed saavad, siis seda rohkem nad justkui hakkavad oma elatud elust nagu või vaatavad tagasi ja siis kuidagi idealiseerivad seda nagu suuremaks või põnevamaks või ohtlikumaks, kui see tegelikult kunagi on olnud, et ma nii ei tahaks teha, et nii kaua kui mul ikka veel kuidagi moodi midagi nagu toimub kupli all, et siis ma ikka saan nagu aru, et kus ja mis, et jah, ma ei läheks nagu seda teed, et muru oli rohelisem siis kunagi ja kõike juhtus rohkem siis kunagi, et pigem on see ikkagi kinni nagu hästi palju erinevast seltskonnast ja erinevatel tüüpidel ja ma ei näe põhjust ka sellega jubedalt laiata, et see on nagu on ja oli nagu oli, aga et hakata seda nüüd idealiseerima kuidagi, et jah, et siis me siis ikka tegime asju, et noh, igast asju on juhtunud, aga kas sellest nüüd peab rääkima hullult kõvasti, et ennast tõsta nagu läbi selle kellekski, et see ei ole nagu see. Ja ma sain sellest aru, kui ma tulin elus esimest korda 5 aastat tagasi tulin kontorisse tööle, ma ei olnud kontoris varem töötanud. Ja võib-olla siuke loll arusaam ikkagi, et siuksed viisakad, intellektuaalid, haritud inimesed. Ja siis ma sain ka aru, et igal pool pannakse pidu, et vahet ei ole sellest valdkonnast. On ju. Aga ilmselt seal on mitmed põhjused, miks siuksed hüüdlaused on tekkinud või siuke peo panemine, et üks on kindlasti ju see, et sa paratamatult on ju käid esinemas ja mitte tavalisel tööajal, et sa ei lähe hommikul on ju esinema ja sa oled kohas, kus inimesed lasevad ennast vabaks, panevad pidu, et sa paratamatult sa oled nagu selles seltskonnas või selles nagu mõjusfääris nii-öelda. Ja teine asi on, mida on võib-olla siis kuskil seal hipiajastu 60ndate muusika kohta räägitud on üldse see, et see oli nagu inspiratsiooniks paljule sellele nii-öelda loomingule, mis nad tegid, on ju, et kui meil ei oleks heroiini, meil ei oleks, ma ei tea, siin Jimi Hendrixit või midagi sellist. No 60ndad, 70ndad kahtlemata olidki nagu hästi selle niisuguse lause nagu tekke põhjuseks kinda peale ja hilisematel aegadel lihtsalt sellest räägiti võib-olla vähem, aga jah, sul õigetel jälgedel selles suhtes, et eks ta nii on muidugi ja kõik need asjad on jah seotud oma vahel, aga eks selles ongi nagu
noh, ja ka seal ei ole nagu ühist nimetajat selles suhtes, on tüüpe, kes on elanud väga raju elu, kes peaks olema juba, ma ei tea, 100 aastat surnud kõigi võimalike nagu parameetrite järgi, siiamaani tiksuvad ja teevad mussi ja siis on mingid vennad, kellest oleks võinud arvata, et on hommikust õhtuni jõusaalis treeninud ennast ja käib tantsutrennis ja kõike, mida veel on ju ja polegi midagi, tüüp on läinud juba tükk aega tagasi. Et jah, et need asjad jah, on kuidagi imelikud minu jaoks ka, et ega ma ei teagi päris täpselt, et kui palju keegi või mida teeb on ju või on teinud ja lõppkokkuvõttes see mind ka ei huvita, et missuguses olekus üks või teine mingi väga lahe lugu on kirjutatud, et ma ikkagi jah, nagu lõpptarbijana ehk siis muusikakuulajana ja suure muusikasõbrana nagu ma ei pea seda primaarseks, et aru saada, millises olekus üks või teine lugu on kirjutatud või salvestatud või ja muide, mida ma pean oluliseks on see, et ma olen ikkagi käinud ja vaadanud bände päris palju oma elus ja kui bänd on ikkagi laval nagu halb, siis ta võib olla kirjutanud, ma ei tea, kui mitu head plaati on ju ja teinud, ma ei tea, mida kõike, et siis kahjuks on niimoodi, et minu see niisugune huvi ja kõik see muu kustub sellega. Mul on ehe näide näiteks Red Hot Chili Peppers Tallinnas oli nagu nii kohutav mu meelest. Ma olen näinud väga head laivi, kui nad olid oma teekonna suht alguses provintsirokis äkki aastal 88 või 89, ma täpselt mäleta mingi see aeg. Siis kui nad olid ikkagi nagu ma ei tea, millises olekus nad täpselt olid, aga bänd oli väga hea. Nüüd siin mõned aastad tagasi, kui nad käisid Tallinnas, neist kiirgas nagu seda, et nad tegelikult ei taha üldse seda teha, mida nad teevad ja neid 100 aastat ei huvita mingisugune koht, kus nad on või et kas nad olid tuurist väsinud või nad olid üldse kõigest väsinud. Siin ma just rääkisin oma sõpradega selle samal teemal ja tüübid väidavad, et kuskil YouTube'is on nii ole lahedaid kontserte alles hiljaaegu filmitud, kus tüübid on nagu mega heas nagu vormis ja teevad juba hästi. Kõik võib olla, mina neid ei ole vaadanud, aga minu jaoks on täpselt see, et mina nägin neid sellisena, läksin poole pealt ära, mind nagu, ma ei suutnud nagu seda vaadata. Ja oledki täpselt nii hea, kui su viimane kontsert on, vähemalt minu jaoks. Ja eks ma sellepärast nagu kuidagi selle sama niisuguse moto järgi proovin ise ka oma asju teha, et ma ei saa lasta ennast kuskil, ma ei tea, nagu tiksuma lihtsalt niisama, et ongi mingi tüüp tuleb, vaatab, et kuule, see ei toimi üldse ja mitte kunagi mitte midagi ei taha meist kuulda ega näha. Et mastaabid on tuhandetes kordades väiksemad, aga põhimõte on sama. Jah, see on selles mõttes, et ega publikut ei huvita, mis tuju sul on. Nemad tahavad saada seda, mille eest nad maksunud. Neid ei huvita, kas sa oled haige või surnud või mis sul iganes on. Et sa oled tulnud sinna ja sa tahad saada maksimumi oma õhtu eest. Aga on sul mingi rituaal või mida sa teed enne, kui sa lavale lähed? Ei, mul ei ole mingit rituaali. Et meil on ütleme välja kujunenud asjad, neid ei saa rituaalideks kutsuda. Me teeme ikkagi setlisti, õhtu setlisti. Teeme alati koha peal umbes tund enne, kui me peale lähme, natukene sõltub kohast ja meeleolust, mis tundub, et valitseb ja natuke nuusutame seda õhku seal, et mis on ja et milline õhtu võiks tulla. Aga meil ei ole mingeid tulla rituaale, et nüüd käiks kuskil ja teeks selle ringi, energiaringi ja hõikaks igast asju. Ja ma mõtlesingi, et kui sellest peo- ja jõudelust rääkida, siis on ka, sa mainisid ajastuid, et see on ka kindlasti, tänapäeval lihtsalt ei olegi enam popp, et see siuke fitness ja mingi tervislik asi, see on jõudnud igale poole, et sa lihtsalt, ma ei tea, seal kindlasti paljudel on mingid rituaalid umbes siuksed, et ma pean täpselt nii palju tunde magama, pean 30 kätekõverdust tegema, ma ei tea, need vitamiinid enne sisse sööma. No see võib küll olla, mis puudutab magamist, siis jah, seda ma tahaks küll, et mul on lihtsalt see, et kui ma ei maga, siis mul pole häält, et see kuidagi otseselt mõjutab seda, et puhkus on ülioluline ja mida aeg edasi, seda rohkem seda vaja kahjuks on.
aga noh, seda ma ei loe nagu mingiks rituaaliks ega mingiks, et see on lihtsalt elementaarne, et on vaja. Et jah, et võib-olla vanasti, et kui sõitsime mööda Eestit ringi, siis soovisime lihtsalt mingit kohta, kus noh, külg maha panna piltlikult öelda see kott, kuhu visata nurka, siis täna on ikkagi nii, et kui me ööseks jääme, siis võiks olla ikkagi mingi normaalne tuba, kus saab magada ja välja puhata ennast, et noh, aastatega mingid väiksed sellised nõudmised on muutunud, aga kas teil on aastatega ka Raider muutunud? Noh, aastatega ongi Raider nii palju muutunud, et vanasti polnudki Raider. Et täna on igal vennal, kes vähegi on mingi ühe keika aastast teeb, on juba Raider niukad kukupükad. Aga ja ma mäletan siin mõned aastad tagasi, kui ma alustasin seda kampaaniat, et ansambel võiks taharuumi vett saada, et see tundus nagu täiesti ületamatu probleem olevat, et mis mõttes. Liiga palju küsitud. Ja et tuleb mingid tüübid hakkavad nagu vett küsima lihtsalt, et võtke oma vesi ise kaasa. Aga jah, et nüüd see on läinud uhkeks ja vägevaks ja korraldajad juba ise küsivad, et noh, et saatke siis tehniline ja mugavusraider. Aga ajad muutuvad jah, aga ei, meil ei ole midagi väga hullu, et meil on niisugune normaalsuse piirides, seda on meile öeldud ka mitu korda. Süüa, juua ja magada. Jah, magamisega on ka niimoodi, et eks me üldiselt suvel kui on valge ja mängud toimuvad ikkagi nagu oluliselt varasematel kellaaegadel, kas või tund 2 varasem on juba päris hea. Et siis me ikka sõidame üldjuhul koju, kui me nüüd just ei ole mingit, et peab järgmisel päeval, noh, ma ei tea, Kuressaarest Otepääle või midagi niukest, et siis pole mõtet vahepeal Tallinnasse tulla. Aga noh, üldjuhul me sõidame koju. Talvisel ajal me üldiselt või noh, sügis, talv, kevad, pime aeg, siis me ikka üldiselt jääme ja ööklubi mängud on ka nii hilja, et noh, sa jõuaks enne 5, 6, 7 nii magama, et pole pointi. Sa oled Eesti kindlasti risti-rästi igatpidi läbi sõitnud. Mis sinu jaoks sellisest heast laivist teeb hea laivi, et väga lihtne vastus on võib-olla see, et mida rohkem inimesi, seda rohkem energiat on ju, aga seal on kindlasti mingisugused väiksed asjad, millele tavainimene ei mõtle, et ma ei tea, kas mingi noh, kas või kellaaeg, see ruumi mingisugune paigutus. Tead, see ei ole isegi sellest kinni, pigem on see ikkagi sellest fluidumist, mis tekib, et kui kõik on laval hästi ja kõik on saalis hästi, ja siis noh, see ei ole isegi ka sellest kinni, et kas seal on 8000 või 80 inimest on ju, tihti võibki juhtuda see, et niisugused väiksed mängud ja niisugused hästi intiimsed kontserdid võivad osutuda nagu ise enda jaoks nagu palju vingemateks, ja tegelikult ka publiku jaoks, et see ei ole nagu, see ei ole jah mingisugusest niisugusest nagu käega katsutavast asjast ei ole see sõltuv, et seal on nagu nii mitme pisidetaili või sellisena on niisuguse nagu ikkagi nagu feelingu põhine värk ja milliste ootustega inimesed tulevad ja kui palju nad on ise nagu nii-öelda nõus panustama sellesse õhtusse on ju. Et ma saan aru, et muidugi ma ise käin ka teinekord vaatan mõnda bändi, noh ma ei tea, et mida sealt oodata. Aga kui on hea bänd, see tõmbab käima esimese 2-3 looga ja siis on korras on ju. Kui ei ole hea, no siis ei ole, aga nii palju kui on inimesi, nii palju on ka erinevaid arvamusi, erinevaid käitumismustreid, aga lõppkokkuvõttes loeb ikkagi see selline mingi energia, mis tekib bändi ja publiku vahel, et olenemata sellest, kus me oleme või kui palju seda publikut on. Kas setti peaks alustama nii-öelda suure pauguga või on see selline teekond, et sa tõmbad vaikselt käima? See on kuidas kunagi ka samamoodi, et mõlemad töötavad, et meil on olnud väga, see ongi see, mida ma räägin, et me teeme seda setlisti, eks ole, olenevalt nagu õhtust, olenevalt kohast. Teinekord on see nagu tõusvas joonest, teinekord on kohe nagu pauguga peal. Et see kõik on, selle jaoks mulle ei meeldigi, et ma teen kevadel setlisti valmis ja siis järgmine kevad teen uue, et ma nii ei tee, et me teeme ikka iga õhtu praktiliselt. Ja kuna mänge on ka hästi palju erinevaid, on niukseid, et on mingid erapidus ja on ööklubi mänge, erinevate pikkustega mänge, on akustilisi, poolakustilisi, ma ei tea mida kõike.
et siis see juba tingib selle, et sa pead nagu kogu aeg olema valmis nagu erinevateks sellisteks õhtuteks ja erinevateks setlistideks ja ma just mõtlesin, meil on mingi kui me näiteks on olnud praegu neid erikruisad Tallinkiga, oleme käinud Stockholmis, eks ju, minnes tulles üks kontsert, täispikk 1,5 tundi. Meil on minnes tulles selline 20 lugu ja me oleme teinud niimoodi, et me ühtegi lugu 2 korda ei mängi, et üks täiesti erinevate lugudega set on Tallinn-Stockholm ja täiesti teiste lugudega set on Stockholm-Tallinn ja siis jääb veel lugusid, mida setlisti ei mahtunud, et siis seal on nagu asju, mida sinna rotatsiooni panna. Paljud võib-olla ei tea seda, aga sa oled, kõik Eesti tuntumad popluud on enam-vähem sinu sulest tulnud. Väikse liialdusega. Aga et nagu loo kirjutajana, ma olen seda hästi paljude muusikute käest küsinud, et kas sa oskad hitti ette ennustada, et kindlasti mingid kriteeriumid on, et nagu sinna poole suunata, aga kas see on ikkagi lõppkokkuvõttes on see nagu sinu kontrolli alt väljas, et sa lood selle ära ja siis sa nagu esitad selle publikule ja alles siis see hakkab nagu selguma? Täpselt nii, et selles suhtes mind on alati ajanud natukene naerma see selline pealkiri ükstapuha millises väljaandes, et kuula selle ja selle artisti uut hitlugu. Et kuidas sa saad olla kindel, et see on hitlugu, et tüüp tegi uue loo, kas ta nüüd hitt on, et see selgub mingisuguse lähima kuu aja jooksul või võib-olla isegi pikema aja jooksul. Et nii, et tegelikult vastus on see, et ei, ma ei tea seda ja tegelikult võib-olla keegi teab, aga mina küll ei tea, et ma nagu lähtun sellest, et see meeldib mulle endale. Ma saan aru mõningatest nagu parameetritest on ju, mis selles loos on, et okei, et siin on võib-olla keskmisest meelde jäävam refrään või mida iganes, aga mingit nagu 100% või veel suuremat edu ühelegi loole ma nagu ennustada küll ei oska. Täpselt nagu ei oska ka isegi kui ma mõtlen, et okei, et see lugu tõenäoliselt ei, võib-olla kõnetab kedagi, aga et see ei ole mingi raadiolugu on ju, et seda kindlasti ei mängita ja siis näiteks mängitakse, et see on mulle suureks üllatuseks. Paar korda on elus niimoodi juhtunud mõne asjaga, aga jah, et oskaks neid kirjutada, mis siis viga oleks, et teaks, et nüüd ma kirjutan hitlo. Ja see muusika niisugune nagu see hiti, ütleme niimoodi, et mis oli hitt 20 aastat tagasi või kuidas üks või teine lugu nagu nii-öelda hitiks sai ja mis ta on täna, vist on nagu suht erinevad. Ma arvan, et see niisugune jah, võib-olla isegi 20 aastat on palju öeldud, ma arvan 10-5 aastat tagasi tehtud lugu ei pruugiks ka täna nagu nii minna ja võib-olla läheb, jälle ei tea. Sest et kuidagi see, et mis popmuusikas toimub on ju, või selles skeenes üldse, see on ka nii suures muutumises kogu aeg ja ma juba ammu ei suuda sellega nagu kuidagi samastuda või nagu ühte jalga käia, et ma suudaks mõne niisuguse tänapäevase nii-öelda poploo teha, sellepärast et mind lihtsalt nagu kuidagi ei kõneta see kraam, et see on suht tapeet mu jaoks, et ma kuulen küll palju muusikat on ju, mida tuleb ja ma kuulen neid nagu nii-öelda neid nagu nagu tabelite lugusid ka hästi palju, aga ma ei tee vahet, ma ei saa aru, minu meelest nad on kõik enam-vähem nagu sama tüübi lauldud ja enam-vähem nagu sama kraam on sealt, aga see võib ainult minu peas niimoodi olla, et inimesed tarbivad musa nagu väga erinevalt. Ei, selles mõttes on kindlasti niimoodi, et ju muusika kirjutajana ja üldse artistina paljud ju proovivad ikkagi seda valemit ära lahendada, et kuidas kirjutada hitlugu ja siis ongi võib-olla hästi palju sarnast kraami, et kõik on nagu sihtinud enam-vähem kuhugi sinna ühte suunda. No sinnamaani välja, et ma olen kuulnud, et tehakse lugusi niimoodi, et võtad näiteks läänes ilmunud mingi kindla peale loo, tõstad selle arvutisse ja ehitad, see mängib sul seal all on ju, arvutusridu on selles programmis nii palju, kui sa tahad, paned selle sinna alla, muutes natuke väikseid nüansse selles
teed enam-vähem sarnase loo, kopeerimine on ülilihtne ju tänapäeva arvutitehnika juures, sul ei ole vaja mängida isegi nagu mitte midagi. Nüüd kui mängu tuleb veel kõik see AI värk on ju, see asi läheb veel lihtsamaks, et tegelikult sul ei ole vaja mitte mingisuguseid teadmisi musast kui sellisest üldse. Paned aga nagu otsingu mootorisse või sinna mingid sõnad sisse ja lased tulla. Me proovisime seda kuttidega just siin mõned nädalad tagasi ja täitsa tulid lood. Täitsa okei lauludegi. Ma ei väida ja ei hakkagi väitma, aga ma olen suht kindel, et seda juba kasutatakse. Ja jumala eest, kui keegi leiab, et see on tema tee, siis miks mitte. Aga see, et selle AI-ga tegemine, et tema loeb nagu päris hästi seda mustrit, ta saab aru, ta paneb ju kokku, et mis praegu on. Aga minu puhul näiteks, et kui ma peaks nüüd ise mõne loo tegema, eks ma saan ka aru, milliseid elemente peaks kasutama. Aga need kuidagi, et kas mul on vaja siis ilmtingimata nüüd seda lugu teha, et ma ikka pigem kirjutan sellise loo, mis mulle endal meeldib ja siis kui see nüüd jälle läheb kellegile korda, et ei ole lahe ja kui ei lähe, no siis ei ole ka midagi teha, et ma iga hinnast ei pea ka püünele pressima. Ma kujutan ette, et sinu enda jaoks on äge üllatus, kui sa lased albumi välja ja mingi lugu, ma ei taha öelda, et täiteks on tehtud, aga mingi lugu, mida sa ei oota järsku on ju, lendab. Just. Sellest AI-st rääkides, ma ei tea, eks see selgub meil siin tulevikus, aga kas see on selles mõttes mõjutuselt sama suur pööre, kui oli näiteks see, et enam plaate ei ostetud ja muusika läks digitaalseks ja inimesed kuulasid seda on ju erinevatelt platvormidelt. Tõenäoliselt isegi suurem pööre saab see olema, sellepärast, et see annab nii palju, kogu aeg see musa tegemise nagu, kuidas ma nüüd ütlen, see selline nagu lävepakk on nagu läinud madalamaks ja madalamaks minu meelest kogu aeg, et kui sul kunagi pidi olema vähemalt mingisuguseid oskusi, eks ole, või kellegil pidi olema mingisuguseid oskusi, et mõnda pilli mängida ja teha ja lindistada ja salvestada ja miksida ja teha sellest ühest asjast üks asi, siis täna on see absoluutselt kõigile, kellel on mingi enam-vähemgi läppar olemas, on see täiesti kättesaadav ja tehtav kraam. Ja sul ei ole vaja ju saata seda enam miljonile raadiojaamale, et äkki üks DJ kunagi mängib seda kuskil ja võib-olla joppab ja maksta kellegile raha selle eest, et ma ei tea, nagu kunagi tehti, et okei, seal USAs kuskil, et näed, et siin on mingi tundmatu venna nimega Elvis, näed uus singel, et siin on sulle klotsi ka, et hakka teda mängima. Et siukest asja ei ole vaja täna teha, laed igale poole ülesse, alates SoundCloudist lõpetades, ma ei tea millega, YouTube'iga teed sinna väikse pildiga kõrvale ja sul on nagu nipsti mingi 100 000 kuulajat, vaatajat, mis nad sellest arvavad, seda ei tea keegi, aga ütleme nii, et see musa tegemine ja selle nagu jagamine on nii palju lihtsam, et see saab olema väga-väga-väga suur muutus nüüd see AI värk ka. Mina võtan rahulikult selles suhtes, kui sa tahad seda mu käest küsida, ma juba ennetan su küsimust. Ma võtan rahulikult selles suhtes, et ma loodan, et ikka kuskil on keegi, kes tahab tulla nagu kontserdile, olgu siis kas või, et seal on mingi 20 või 30 inimest ja siis mängid natuke pilli ja laulad niimoodi, nii nagu laulad ja et see kõik on nagu päris, et selle jaoks on kindlasti ka olemas nagu oma kuulajaskond, aga et see muutused, kui sa hakkad mõtlema tagasi, on juba tekkinud mõnda aega tagasi selles suhtes, et igasugused meemid selle kohta, et kuidas kunagi maksin, ma mäletan mingi umbes, et $7, et sai näha mingit bändi, kes mängis, kas või ma ei tea, suva mingi suur bänd, läksid selle kontserdile, et täna pead maksma $70 sellest, et näha mingit venda, kes paneb mälu pulgamasinasse ja vajutab play nuppu. Et see on muutnud tegelikult kogu selle musa skene nagu värki üsna palju, et kui korraldatakse suuri nii-öelda kontserte ja festivale, kus esinejaks on tegelikult mehaaniline aparaat, lihtsalt keegi juhib seda nagu nupuga, et valib, et mis lugu mängib.
et see on juba täitsa teine teema. Ja seal ei ole nagu, noh, seda ka ju reklaamitakse kui live esinemist. Ma just vaatasin televiisoris oli, et mingi kuulus DJ tuleb Eestisse, et tema live. Et mis see tähendab, et kui nüüd nagu mõtestada see, et mis see live siis tema puhul nagu täpselt on, et kas see, et ta on nagu elusõna seal või mis värk on, aga no see selleks, ühesõnaga ja selle DJ-dega ma kunagi nägin intervjuud legendaarsest house'i DJ-st Karl Koksist, kes ütles, et kui tema läheb mängima, siis on need plaadimängijad, on ju, siis esimese asjana ta ei ole scratchi DJ, on ju, aga ta scratchib kas või neid CDJ-sid, neid pioneeri omasid, et inimesed saaks aru, et ta ei pane lihtsalt miksi tööle, vaid ta nagu reaalselt kontrollib seda, et saaks sellest aru. Aga jah, tehnoloogia areng on ju üleüldse kõikides valdkondades teinud kõigile kõik kättesaadavaks, et ma ei tea, ükskõik kui ammusesse aega me läheme, kunagi et saada informatsiooni, sa olid väike valitud seltskond, kes sai ligi mingitele raamatutele, nüüd saavad kõik ligi, ma ei tea, fotograafid, kunagi sul pidid olema, tahtsid head fotot teha, siis sul pidid olema kallid varustus, pidid õppima seda, nüüd võtad taskust telefoni, on ju. Et selles mõttes on kindlasti see loome ja loomingu paljusus on tohutult lihtsalt kogu aeg, igalt poolt tuleb peale ja paratamatult see natuke, kui sa paned mingi asja sisse rohkem vett sisse, siis ta läheb nagu lahjemaks natukene. ei saa seda nagu intensiivset kogemust sealt kätte. Aga kui te elasite Smilersiga tolle perioodi üle, ma ei tea, kas see oli mingi 2004, 5, 6, kui nagu CD-plaate enam inimesed väga ei hakanud ostma, et mis te tollel ajal ise mõtlesite selle trendi kohta? No tegelikult oligi meie viimane nii-öelda CD-l välja antud album oligi nimega Viimane, et see oli nagu väga selgesti õhus, et see CD-formaat hakkab nagu ära kaduma. Ja kaduski ja ega me ei mõelnudki midagi muud, mõtlesime, et okei, et mis siin ikka, et anname siis nii-öelda singleid välja edasi ja teeme ikka, ega see musa tegemist nagu selles suhtes väga palju ei muuda, et täna on vinüül mingi alternatiiv, eks ole, ta ei ole küll mingi, ma ei tea, kui palju suured artistid maailmas oma vinüüli müüvad või kui palju üldse neid vinüüli kogujaid, kogu maailmas on, et kes võiksid osta, ma ei räägi Smilersist, vaid üldse, et mingi suur nimi annab välja plaadi, see tehakse vinüülis, et kui palju ta seda vinüüli müüb. Tõenäoliselt on see marginaalne ikkagi võrreldes sellega, et oluline on see, et palju teda kuulatakse kuskil selles Spotify's või mõnel muul niisugusel platvormil. Ja sealt siis, et muusikatööstus nagu algus tundus veits oli segaduses, et mis juhtuma hakkab, on ju. Aga nad kuidagi suhteliselt kiiresti reorganiseerisid ennast. Ja täna ma saan aru, et on business as usual, et kõik toimib, et artistid ikkagi saavad vastu mune ja plaadifirmadel läheb hästi. Et seal ei ole nagu, selles suures pildis ei ole muutunud midagi, et lihtsalt kiire niuke ümbermängiv toimus. Aga ja meil kuna me oleme niisugused suhteliselt, esiteks, väiksel maal väike bänd tegutseb, et siis meil ei olnud see laks ei olnud nagu meie jaoks nii tuntav või et see ei muutnud midagi, sest mis maailmas muutus oli see, et päris suured artistid pidid hakkama ka nagu esinemas käima, mida nad tegelikult väga ei viitsinud võib-olla nii teha, et neil oli need suured plaadid. Me oleme mänginud kogu aeg nagu päevast üks igas võimalikus urkas. Et see, nende jaoks oli see pigem probleem või nagu neile muutus. Meil ei muutunud midagi, me mängisime samamoodi edasi ja plaadimüügi numbrid tegelikult Eesti Vabariigis olid suhteliselt mõttetud, et plaadi tegemine nii ehk naa, et ma võiks täna teha selle sama CD-plaadi, et kas teda nüüd siis keegi ostab mõned tuhanded koopiad rohkem või vähem, et see tegelikult nagu ei mõjuta seda meie niisugust kuidagi seal on meie tegutsemist või meie olemasolu, et jah, et nüüd me oleme andnud siin vinüülina välja mingeid vanu asju, eks ole, aga need on ka pigem nagu, ma ei teagi, see ei ole nagu mingisugune, see ei ole müük, et see on nagu pigem niisuguse enda ajaloo nagu kuidagi
arhiveerimine või nii ja kujutad ette, et ma ostsin endale vinüülplaadi mängijad, mul kunagi oli väga palju plaate, ma töötasin Soomes elades, töötasin plaadipoes ja mul oli mega palju vinüüle ja sest ma võtsin nagu ikkagi iga kuu kui mitte kogu palga, siis vähemalt pool ikkagi plaatides välja, et siis ma ostsin nüüd uuesti vinüülimängija endale sellepärast, et Smilersi olen cool, sai vinüüli peale, see oli nagu mega äge vaadata, et sul on käes su enda plaat, et mida minu elus polnud kunagi sinnamaani juhtunud, mul ei olnud ühtegi enda vinüüli, mitte ainsamatki. Tänaseks me oleme jõudnud unustamiseks plaadini, nii et kõik need vahepealsed osad vist on müüdud ära ka ja ma ei tea, kas nipet-näpet on veel osasi järgi, aga see on jah, niuke fännitoode pigem ja siuke enda jaoks, et see ei ole mingi siukene nagu müümise tarvist. Mingis muusikadokis ma nägingi seda sama pointi, mis sa ütlesid, et olid USA sellised hiigelstaarid, kes tõesti, mis iganes neid kuld ja plaatinum plaate välja antakse, et aastaid nad olid lihtsalt elanud tohututest nendest miljonitest, mis plaadimüük tõi on ju, ja siis järsku oli, et et ma pole kolm aastat ühtegi laivi teinud, et oleks aeg tööle minna. Et siis nagu pidi leidma alternatiivse sissetuleku allika ja muusiku jaoks laivid on ju. No sa näed seda kas või selles, kui palju bände käib praegu Eestis, välismaa bände versus mingi, ma ei tea, 5 aastat tagasi või 10 on ju. Et see on see muutus nagu, mis on väga selgelt arusaadav. Jah. Aga seda sa siis ette ei kujuta, et kunagi tulevikus, kui tehnoloogia areneb, et siis on umbes niimoodi, et sa saadad lihtsalt 10 Eesti eri nurka saadad mingi Smilersi hologrammi, kes hakkab laval mängima. Mõnikord ma olen sellest tõesti unistanud. Ise kodus diivanil. Bussis niimoodi. Jalad kanged. Mõtlesin, et kurat, veel on 200 kiltsi sõita, ennem kui koju saab. Et siis mõtled küll, et oleks päris lahe, aga ei. Et see on täitsa teine asi ja ma ei tea, mulle on alati meeldinud nagu mängida, et mulle on meeldinud käia kohtades, et isegi kui vahest tuleb selline nägu pähe nagu ei meeldiks, siis tegelikult see nii ei ole, sest kui ei meeldiks päriselt, siis ei läheks ja ei teeks. Aga eks aeg-ajalt peab vinguma ise ka millegi kallal natukene. Aga tegelikult mulle jah, väga meeldib ja võib-olla, kui sa ennem küsid, et mis on meie trump või selline edu valem on, siis Smilers on väga hea live-bänd. Isegi kui ma seal ise ei mängiks, siis ma võiks seda öelda, et on väga hea. See hästi paljult on tingitud sellest, et me mängime palju. Et inimesi on aastate jooksul väga palju tulnud ja imestusest silmi punnitanud, et teil ei tulegi lindi pealt. Või et teil ei kasutagi midagi. Et te mängite päriselt ise, et jah, mängimegi, aga see ongi see, et me mängime palju, et kui me mängiks vähe, siis see bänd oleks ka niisugune killadi-kolladi, aga ta ei saakski võib-olla väga hea olla, et ikka mingid asjad nagu vajavad kilomeetreid. Mingi huvitav mõte, mis ma nüüd viimasel ajal olen kuulnud, on see, et mitte harjutamine ei tee meistriks, vaid reflektsioon, ehk siis, et kui sa teed midagi läbi, et siis sa vaatad pärast nagu analüüsid seda läbi, et ma ei tea, kas te bändiga teete niimoodi, et meil on see lause, et harjutamine teeb harjutajaks. Aga me ei vaata väga, eks me võib-olla kiiranalüüs pealegi ikka pigem nagu see ei ole selline, et kuidas ma panin, et sa panid hästi, aga mingid asjad, kui mingid murekohad me räägime nendest suht kiiresti, neid ei ole väga palju, aga et kui näiteks peaks olema, et mingi asi, mis nagu ühel või teisel tüübil nagu tekitab mingisuguse niisuguse küsimusmärgi, et siis me lahendame selle probleemi kiirelt, aga nii ei ole, et me istume koos ja vaatame või käime läbi, et mis siis nüüd tehtud sai täna, et selleks meil ei ole kellelgi aega ega jõudu. Aga jah, miks mitte, see võib olla väga õige ja väga hea lähenemine iseena, sest et vähemalt kui muidu mitte, siis aeg-ajalt seda teha, et natuke iseendale tagasisidet sellest, et mida sa teed ja võib-olla. Et päris nii ka ei saa, et ma olin kunagi Soomes ühe bändi Roudar, kes siis tahtsid, et miksasin neid saalis, sest nad tahtsid, et ma lindistaksin nende kontserti.
ja ma lindistasingi nagu kontserdi ja siis tagasi sõites keikalt panin selle bussis peale. Sest tüübid lihtsalt nagu mõõdutundetult lihtsalt kiitsid iseennast, kuradi ja tegelikult see oli nagu räige pask. Ja siis oligi niimoodi, et noored poisid ka. Siis ma tegin lihtsalt nagu mingil hetkel tegin bussi ukse niimoodi lahti, võtsin selle kasseti, viskasin sõidu pealt välja, ütlesin, et ärme rohkem räägi. Ja nii oligi, tüübid pärast seda olid natsaega mossis, aga järgmine laiv oli kõvasti parem. Nii et jah, et vahest on võib-olla kellegi abiga vaja, et keegi ütleks, et mismoodi need asjad käivad, et muidu äkki hakkad mõtlema, et oledki jõle kõva mees kogu aeg. Ja see on see tagasiside selline ohukoht, et mitte kummagi asjaga ei tohi täielikult kaasa minna, kui sind kiidetakse jõhkralt, et siis tekitab hea tunde ja sa lähed sellega kaasa ja hakkadki kuidagi tõused ära või mis iganes. Ja samamoodi, kui keegi hullult maha teeb, et siis sellega ka ei tasu kaasa minna, et sina peaks nagu enam-vähem neutraalseks jääma. Kuidagi ise nagu püsima adekvaatne selles, mida sa teed või vähemalt. Eks seal on nagu mitmeid punkte selle asja juures, et pead ise ka nagu suutma kuidagi moodi nagu adekvaatselt. Enam-vähem objektiivselt. Just, et olema seal, et mida sa teed ja mida mitte, et tõesti kui mingid asjad on halvasti ja keegi sulle ütleb, et need on, et siis võib-olla nad korra üle käia ja vaadata, et äkki tõesti ongi nii. Ja teistpidi ka, aga see niuke enese upitamine ilma suurema põhjuseta ja niuke suur kiidulaul ise endale ei vii ka lõppkokkuvõttes. Siis tuleb kõrge kukkumine millalgi paratamatult. Mingil hetkel, jah. Hendrik, räägi, mis sa oma täiesti tavalisel päeval teed, kui sul ei ole keikat, kui su üles ärkad, siis milline su päev välja näeb? Kui ma oleneb päevast, et näiteks kui on esmaspäev, siis ma tavaliselt molutan lihtsalt terve päeva ja puhkan, sellepärast, et pühapäev läheb niimoodi pooleldi niimoodi, et ei maga ennast korralikult välja ja siis oled nagu kuidagi pool uims ja kui on veel niisugune näiteks ilus ilm, et siis juba pühapäeval tahad toimetada ja teha mingeid asju esmaspäeval, ma reaalselt, kui just ei ole väga vaja mingeid asju teha, et mul ei ole kokku lepitud midagi ja ei ole vaja tegeleda bändi sellise, selle teise tööga, eks ju. Et siis ma üldiselt esmaspäeval lihtsalt logelen ja ei tee mitte midagi. Ja esmaspäev on nagu sinu pühapäev? Põhimõtteliselt, sest pühapäev on nagu poolenisti kaotatud päev, et magad nii kaua kui saad. Tihtipeale on see, et pühapäeval me alles jõuame koju, on ju, et kui pühapäeva kuskil 11-12 ärkad hotellist peale laupäevast mängu, siis hakkad koju sõitma, oled 4-5 ajal kodus, siis ei jõua enam midagi teha. Esmaspäev on mul tavaliselt selline nagu vaba päev, et siis ma ei tee tõesti mitte midagi, vähemalt proovin mitte midagi teha, aga muidu tavaliselt on see, et tõusen ülesse, nookin nina ja joon kohvi ja teen läpaka lahti ja vaatan, mis on vaja teha, et mul on üldiselt kalendris nagu pikk jada asju meile tuleb hunnikute viisi, et kas millers on vaba või ei ole vaba ja siis juba nagu teisipäevast tegelikult üldiselt hakkan ette valmistama mingit selle nädala logistikat Smilersile, et mis kell on soundcheck, mis kell on mäng, kas ööbime, mis toimub, kas Raideris see ja teine ja kolmas ja kas on töösõnaga. Et jah, enam-vähem ta nii läheb, et teisipäev kolmapäev on niuke administratiivne töö ja siis nädalavahetus oleme keikadel, Kas seda tööd, sa teed ise seda, et sa ei ole mõelnud seda delegeerida mingisugusele managerile või? Pole pointi eriti, sest et ma teen seda ikka ise lõppkokkuvõttes, et meil kunagi algusaastatel olid mehed, kes siin kokku leppisid meie esinemisi, eks ole, aga lõppkokkuvõttes ikka sa käid selle ise üle, vaatad, et mis kell välja sõit ja mis kell me peaksime seal olema ja et ma pigem suhtlen nagu rohkem oma nagu meeskonnaga ja siis ma oleksin nagu vahelüli lihtsalt mingile tüübile, kes siis nagu ütleb lihtsalt, et sellele tellijale, et kuule, nad tulevad siis ja siis ja siis, aga tegelikult me oleme ise oma seltskonnaga selle juba nii kokku pannud, et mina lepin kokku meie crew'ga, et mismoodi asjad käivad ja mida on vaja ja meie crew lepib otse kokku siis nagu mingisuguse kas korraldaja või helifirmaga, et mis kellaks peavad asjad valmis olema, kui meil soundcheck hakkab ja ühesõnaga
selline organisatorne just. Ja siis tegelen sellega, see on mingi, mina ei tea, niimoodi ta läheb. mingid, täna näiteks kavatsen, mul on täna on täitsa tavaline päev, täna hommikul viisin autohooldusesse, siis tulin siia, nüüd lähen toon autohooldusest ära, siis mis mul oli, õhtul pean ringvaatesse minema, siis peale seda on meistrite liiga juba, hakkab õhtul, valmistun jalgpalliõhtuks, noh, päev läinud nii juhti, ei saa midagi öelda. Kas jalka vaatamine, seda sa nimetaks enda hobiks? Jaa, kindlasti ma vaatan, vahepeal vaatasin isegi rohkem, nüüd nagu meistrite liigat proovin jälgida, nii palju kui vähegi võimalik, aga vahepeal see läks kuidagi, vanasti oli selge, et see on teisipäev, kolmapäev, toimuvad need asjad, ja siis nüüd kuidagi, õnneks mul on see äpp, mis teatab, et millal need mängud tulevad ja enne kõike mu poeg on see äpp, kes ütleb, et kuule, et täna õhtul või homme tuleb see mäng, et vaata siis. Et muidu ma nagu ei püsiks selles graafikus, et millal need tulevad ja millal mitte. Et kui rohkem aega, eks ma ikka scrollin ja vaatan võib-olla. Teinekord ongi näiteks nii, et püha peale viitsi mitte midagi teha, oled juba täitsa sodi, siis lihtsalt paned, vaatad järgi mõne mängu. Et ma ikka vaatan, jah. Mis tiimile siis süda kaasa põksub? No mul on niimoodi, et poja rangel soovitusel juba nagu, ma ei tea, mis hetkest ta hakkas, ta oli vist 3-aastane, täna ta on 17, ütles, et Bayern München on see, mida tuleb nüüd isa vaatama hakata, sest noh, me oleme Bayerni mehed. Aga ma vaatan suht palju La Liigat ka, et seal ei ole niukast, mul ei ole mingit selget niukast eelistust, et eks ma ikka suurte mänge vaatan Bartsat ja Reali ja Atletikot ja Sevillot ja niukseid võib-olla parema meelega. Mis sa ütleks, kuidas Saksa jalgpall La Liigast erineb? Kas seal on nagu tuntav mingi vahe? Vahepeal nagu on ja siis vahepeal nagu jälle ei ole ka, et Bundesliigas lüüakse nagu minu meelest rohkem kordades väravaid, kui La Liigas lüüakse. Ja vanasti vähemalt oli Bundesliiga nagu kuidagi niuke, see mäng oli kuidagi nagu väga palju konkreetsem, et seal liigas nagu sebiti rohkem ja see, ma ei tea, võib-olla see tekkis sellest Partsa mingist hullust kompunnimisest ja värgist, aga täna nüüd ma enam ei saaks niimoodi väita, et täna on nagu jälle, eks nad elavad kuidagi tõenäoliselt läbi selle, et kui need mängijad liiguvad nii palju ühest liigast teise ja erinevate maade klubides ja kõikide nende treenerite rotatsioon ja see käekiri muutub kogu aeg nii palju, et mingi jama on kohe, lastakse tüüp lahti, võetakse uus asemel ja see läheb jälle kuskile täitsa teisel maale, ajab seal oma asja edasi. Et noh, tegelikult on see süsteem selles suhtes nagu lahe, et ta nagu ühtsustab, et nagu väga selget niukest nii selget erinevust nagu enam minu meelest erinevate liigade vahel ei ole, et seal on tiime, kes võiks mängida ühel või teisel maal nagu ühes või teises liigas täpselt nagu noh, samamoodi või nii. Aga jah, varem võib-olla oli see, pigem jah, mul meeldis nagu Bundesliigat vaadata sellepärast, et seal löödi palju väravaid. Ja see mäng oli nagu lahtisem kuidagi moodi minu meelest. Täna ma ei ütleks enam niimoodi, aga no, Bundesliigat näe ka ma enam kuskilt, ma ei tea, kes seda üldse näitab. Et ma vahest arvan mingeid mänge kuskilt Setanta pealt umbes järgi vaadanud, aga äkki kuskil K3 või kus neid üle kantakse, et see kadus kuidagi moodi mingisugusele kanalile, mida mul ei ole. Tooge tagasi siis Hendrikule. Ei, ma pean hakkama uurima, mul pole lihtsalt aega olnud praegu sellega väga tegeleda, kuidagi on olnud kiire ja tegelikult tahaks neid vaadata küll, et selle tõttu ma võib-olla ei ole ka väga pädev praegu ütlema, et kas on nagu nii palju erinevust, et La Liigat ma ikka näen, et see tuleb sealt Tanta pealt, aga Bundesliigat nii palju mitte, et näed ainult neid klubisi, kes mängivad siin-seal on ju. Aga jah, et eestlased üldiselt vaatavad Premmi kõik nagu enne kõike, mina mitte nii väga, et eks ma ka vahest, kui midagi teha ei ole, siis vaatan Premmi mänge ka, aga sellest ma ei oska väga kaasa rääkida. Jah, kunagi ma ise ka mängisin jalkat, nüüd ma enam ei jälgi neid liigasid väga, aga ma mäletan ka seda, et väiksena said nagu emotsiooni igasugustelt
noh, maailmameistrivõistlustelt ja siis oli nagu hästi, riigiti oligi nagu hästi erinevad stiilid olid, on ju. Et kuidagi kaks, et noh, siis vaatame, kuidas on siuke, ma ei tea, emotsionaalne jalgpall versus mingi analüütiline või siuke, ja noh, siis oli ka siuke treenerite käekäik ja kaks siukest malemängijat siis hakkavad 11 on ju üle mängima, et seda oli põnev jälgida. Võib-olla nüüd on jah, nagu see on ühtlustunud rohkem, jah, võib-olla MM-il see paistab rohkem silma, samas sealt Lõuna-Ameerika kutid ju kõik mängivad Euroopas suuremalt jaalt, et noh, võib-olla kõige suurem erinevus üldse võib-olla on nagu Aafrika jalgpallil nagu muu maailma jalgpalliga, aga noh, tegelikult igalt poolt ja kui sa vaatad kuulsates suurtes klubides mängivad tüübid, ma ei tea, üle maailma, Jaapanist, Koreast, kust iganes, Aasiast, Aafrikast, Ladina-Ameerikast, igalt poolt, ka Põhja-Ameerikast tänapäeval lausa. See on väga üllatav. et jah, et see on pigem on ta jah vist ühtlustunud ikkagi rohkem. Ma lõpetuseks küsin su käest, Hendrik, mis on sinu arvates elus kõige olulisem? Noh, see on väga raske küsimus selles suhtes, et niimoodi kiiresti ja kuidagi niimoodi umbes ühe lausega vastata on keeruline sellele, aga no ma võin öelda, mis minule on olnud väga oluline ja ma ei tea, kas see nagu laieneb üldse nagu suurema pildi jälgijatele, aga noh, mulle meeldib või mis minu jaoks on olnud oluline, on tõesti olnud see, et ma olen saanud teha, mida ma olen tahtnud teha. Et ma olen olnud jube õnnelik tüüp selles suhtes, et ma ei ole, noh, muidugi elus on olnud hetki, et alati ei lähe asjad nii, nagu sa tahad, on ju mingid üks tagasilööke on siin ja seal. Ja nendest kuidagi on nagu mööda ja üle saadud. Ja, aga on ma nagu niisugust peamist sihti kuidagi ma ei ole pidanud nagu välja vahetama või ära unustama, et ma olen saanud õnneks mängida väga-väga heas bändis, mul on väga-väga head sõbrad. Mul on ülilahe nagu ütleme selline noh, keskkond, kus ma toimetan, on ju, et mul on olnud väga hästi. Pluss nagu kodune olukord, et ei ole üldse lihtne tegelikult elada minusuguse mehega koos, kelle töörütm on absoluutselt vastupidine nagu igasugustele tavamõistetele nagu, et kõik, kui toimuvad, noh, mis iganes, sünnipäevad, pidustused, sa alati pead arvestama, et seda tüüpi pole. See on tüüp on lihtsalt tööl sellel ajal või kuskil keikal öösel. Et see on jube keeruline tegelikult. Aga noh, ega me ei saa ju siin midagi ise teha selles suhtes, et kui sa sellise mehega koos elad, siis sa pead arvestama, et noh, kuigi ma saan aru, et isegi kui sa selle läbi mõtled, on ju enda jaoks, et tean ja et see käib niimoodi ja niimoodi ja niimoodi, et ega ta ikkagi lihtsamaks kuidagi moodi ei lähe, et see on võib-olla ainukene niukene ja asi, või tähendab, see ongi see asi, mida mina muuta ei saa, aga nii on ja sellega tuleb arvestada ja kui see olukord on, sest ülioluline, see on veits nagu meremehel, et kui sa tuled ikkagi pikalt meresõidult tagasi, on ju, siis see, et kodus on kõik asjad korras ja keegi ootab sind, see on nagu mega oluline, see muutub nagu aasta-aastalt olulisemaks kogu aeg, et see, mis toimub kulisside taga, on nagu metsikult tähtis. Et see on see, kus sa selle jõu saad ja minna ja teha ja olla. Et see on väga oluline, seda ei tasu kunagi alahinnata. Eks kõigel on oma hind siin elus. Jah, ega ma ei saa öelda, et ma nüüd nagu kuidagi moodi tunneks, et ma oleks nagu millegi pärast ilma jäänud või midagi pidanud nagu noh, millestki loobuma või noh, et ma nagu seda sellise nagu hinnavõrdlusesse ei paneks, on ju. Aga noh, see on lihtsalt nagu reaalne elu, et eks ta veid saa
veitsa nagu mõjutab siia ja sinna. Ja no kui sa kujutad ette, et no, et me ju käime siin, sõidame võib-olla reede laupäev, eks ju, noh, suvel võib-olla pikemad jupid, et meid pole ja siis kui oled kodus, siis oled ka tagurpidi magada ainult ja siis kui ärkad, paned oma koti kokku, lähed jälle, eks. Et eks need on rasked perioodid, aga siis on olemas ka tüübid, kes on 2 aastat näiteks tuuril ümber maailma ja siis ma olen mõelnud neid ka, et mõtle nüüd näiteks mingid, ma ei tea, pooled näiteks, noh, suva praegu tuleb see Slash sealt Guns N' Roses, oled 3 aastat tuuril, siis tuleb seal LA lennuväljal, siis ühes käes on kott ja teises käes on kidramatud, kus see kodu mul oli või mis seal üldse toimub või kus ma olen. Et see on niisugune ka väga huvitav mõte, millega mängida, et see, noh, ühest küljest tahab naerma, teisest küljest, noh, tõsine asi. Aga nii on, jah. Jah. Aga selge, igatahes suur tänu sulle. Jah, pole tänu väär, muidugi. Ja, aitäh. Muidugi. Eesti Esu.